Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikust, 13. mai on käes, digitund alustab tehnoloogia uudistega ja täna on stuudios siis Hans Lõugas, Henrik Roonemaa. Millest me räägime? Räägime sellest, mis Eesti inimesi eelmisel nädalal palju mõjutas, vähemalt ühel päeval, isegi peaaegu 2 päeval. Mobiil-ID, meie üks oluline identimisvahend, lihtsalt ei töötanud. Räägime ka sellest, mis Eesti inimesi hakkab mõjutama ehk eelmisel nädalal. Kevad on see hooaeg, kui suured tehnoloogiafirmad siis teevad oma aastaplaane või näitavad neid avalikkusele välja. Eelmisel nädalal oli selleks Google. Pangapettusid liikusid Eestist saas ringi ja arutame korraks, et miks need ikka veel aktuaalsed on. Facebooki kaasasutaja Chris Hughes kirjutas New York Timesis pika väga ilusa artikli, mille lõppjäreldus või selline sisu oli tema sõnul see, et tuleks Facebook tükeldada, on aeg see firma ära lõhkuda, sest see on juba liiga ohtlik. Ja üks meie väga suur naaberriik tahab teha ajaloolise eksperimendi, lõigata ennast ülejäänud maailma internetist ära. Venemaa tahab teha oma interneti, isoleerida ennast, arutame seda, miks ja kuidas see võiks ülejäänud maailma mõjutada. Ja kui aega jääb, räägime mõnest uudisest veel. Digitund. Hakkame saatega pihta ja tõepoolest, nagu sa Hans ütlesid, siis väga paljud Eesti inimesed olid eelmisel nädalal mõjutatud sellest, et mobiil-ID oli maas ja me tavaliselt ei räägi nendest uudistest siin Eestis, või selles saates, et Eestis oli midagi oli maas tunni või ma ei tea, midagi ei toiminud äärmisel juhul 2 tundi. Ikka juhtub, ega siin mitte väga ammu näiteks oli Telia mobiilside või andmeside oli mitu tundi maas ja siis me arutasime ka, ma mäletan enne saadet, et kas me peaksime sellest kuidagi rääkima või, aga mis seal ikka öelda, tehnoloogiaga juhtub seda, et aeg-ajalt midagi ei tööta, aga need pausid on üldiselt lühikesed, suhteliselt lühikesed, ütleme nii, et kui 4G ei tööta tund aega, muidugi on olukordi ja inimesi, kelle jaoks tõenäoliselt need tund või 2, kus Telia maas olid väga ebamugavad ja tekitasid väga suuri probleeme, aga tehnoloogiaga tuleb arvestada sel puhul, aga see on eriline natuke see, mis neljapäeval juhtus. Nojah, siis ikkagi see mobiil-ID on nagu see vahend, kuidas me saame sisse kõikvõimalikestesse teenustesse ja kui ta muidu töötab, siis me oleme harjunud sellega, et ta töötab. Ja töötab ja ID-kaardi lugejat me enam kaasasega anna, on ju. Või võtta kasutusele ja meil on tegelikult ju nüüd reaalsuses 3 varianti peale selle kaardilugeja, selle mobiil-ID on ka Smart-ID, aga mobiil-ID ja Smart-ID on mõlemad sellised paralleelsed, et kes ikka mobiil-ID kasutaja on, see on harjunud sellega ja kui see ühel päeval ei tööta, siis on olemuslikult on tõsine auk oma igapäevastes tegemistes. Ja milles see asja põhjus oli, muidugi inimestele puhkavad kiiresti igasugused konspiratsiooniteooriad, hirmud, mobiil-ID siis toimimisest vastutab SK ID Solutions on see vist ametlik nimi ja nemad ütlesid, et see on tavaline tarkvara probleem oli, hakkasime tarkvara uuendama ja tuli välja, et õhtul tegime tarkvara uuenduse ära, kõik töötas ja hommikul, kui rahvas ärkas üles ja hakkas mobiil-ID-ga ennast siis autentima, siis järsku enam tarkvara ei töötanud. Võib-olla on see hea asi, et sellised päevad on, mis tuletavad meile meelde, kui mõnusasti me igapäevane e-ühiskond tiksub ja neid päevi on selleks vaja, et meelde tuletada, kui tore see kõik muidu on. Ma olen üldjoontes sinuga nõus, aga ma nii viisakas ka selle protsessi suhtes nagu ei oleks, sellepärast, et eriline oli see, et see asi oli maas seekord ikkagi mitu tundi, mitte rohkem mitu tundi, terve päeva. Terve 4 päeva. Ja mõned veel reedel ütlesid, et ei tööta hästi. Ja reedel ka veel midagi ei töötanud ja ma arvan, et need ettevõtted ikkagi peaksid aru saama, et mis see roll ja vastutus on, et jah, kindlasti on keeruline testida seda, nii palju kui kuulda olnud, siis probleem oligi pigem selles, et kui koormus tuli peale, siis see viga ilmnes. Mina ei tea täpselt, mis seal juhtus, aga üks väide on, et kusagil selle mobiil-ID masinate ja mobiilioperaatorite masinate vahel oli siis mingi probleem, aga asi vist lõppes siis sellega, et nad põhimõtteliselt läksid vanale tarkvara versioonile tagasi, et seda uut ei õnnestunudki tööle saada ja kuidagi ausalt öeldes peaks selliseid asju nagu vältima. Nagu ma alguses ütlesin, tund, 2, ma ei tea, võib-olla 3, elame üle, okei, tehnoloogia inimesed juhtub, mingi tarkvara ei tööta, kuskil on mingi viga, aga selleks puhuks, kui asjad ikkagi nii metsa lähevad,
siis ausalt öeldes võiks ju äkki mõelda selle peale, et kusagil on mingisugune lüliti, mis ütleb, et meil on jama, mine kohe eelmise versiooni peale tagasi. Ma ei tea, nüüd SK suhtes ma ei taha sõna võtta, aga nii palju kui muudest tarkvaraarendustest ma Eestis tean, siis see kauboi kombel laivi minemine on kahjuks ikkagi suhteliselt levinud. No ma ka nüüd ei ütle ühtegi tagamõtet, aga nüüd panen siia järgmise uudisfakti sellele loole otsa. Eelmisel nädalal oli ka uudis, et Maksuametisse saab nüüd sisse logida Smart ID-ga esimest korda. Kas need asjad just juhuslikult langesid ühel nädalale? Ma olen täiesti kindel, et see oli juhus, aga kes ei taha juhustesse uskuda, see võib igasugu muid asju uskuda. Igatahes kõik munad ei pea ühes korvis olema, nii et oleme ise selles mõttes valmis vähemalt, et on mitu autentimiskanalit oleks. Hüva, aga lähme siis Google'i juurde ja Google'i suur iga-aastane konverents Google I.O. oli eelmisel nädalal, Google'i juhid jälle tulid lavale ja rääkisid siis, mis neil nagu plaanis on ja minu jaoks oli see natukene teistsugune Google'i I.O., kui ta on möödunud aastatel olnud üsna selline vaikne. Et kui tavaliselt näidatakse meile sellist ulme hüper-super tulevikku ja me ahetame, et eriti viimastel aastatel, mida Google on teinud masinõppega ja mida kõik jälle arvutid oskavad, siis seda natuke seal nagu oli, aga pigem oli ta, kui nüüd Apple'i karjamaa pealt laenata, et siis üks selliseid aastaid, kus pigem ütleme, putitatakse ja arendatakse seda, mis on möödunud aastatel välja lubatud, aga mis ei ole veel täiesti kohale jõudnud. Tead, nagu selline teine osa või järg eelmise aasta sellise esitlusele minu arvates oli, kuna palju asju, mis eelmisel aastal välja tulid, nüüd said nagu järje ja uuenduse. Ja see kehtib alates nendest telefonidest, millest võiks kohe rääkida kuni igasuguse nutika assistendini välja, kes on seesama Duplex, mis mängib inimest ja helistab restorani ja sinu eest paneb siis selle restoranis broneeringu kinni. See tuli eelmisel aastal välja, nüüd toodi sellele väike järg, kus see siis paari asja oskab veel teha, aga mingit sellist hüpet kosmosesse ei olnud. Nõus, aga võtame järjest 2 uut telefoni. Google'i Pixeli telefonid on väike, aga häälekas järgijaskond on nendel telefonidel ja suurt müügiedu nendel kallitel Pixelitel ei ole olnud, kuigi tegemist on väga heade telefonidega. Nüüd on siis 2 uut telefoni, Pixel 3a ja 3a XL ja need on jällegi erilised. Ja need on sellepärast erilised, et praktiliselt on tegu poole odavamate telefonidega, kui siin teised tootjad on turule toonud. Pixel 3a on $399 ja eurot muide ka. Ja 3a XL, mis on suurema ekraaniga, on $479 ja eurot muide ka. Need eurohindu sa nägid siis mõnest Saksa Google'i poest, jah, et neid Amazonis kuskil nüüd ei ole, et ja Saksa Google'i poest otse Eestisse neid tellida ei saa. Aga mis on oluline nende telefonide puhul on see, et tegemist on muidu umbes täpselt samasuguste telefonidega, nagu need praktiliselt poole kallimad Pixel 3 ja Pixel 3 XL on. Aga protsessor on nõrgem, ehk siis selle 600 seeria Snapdragoni protsessor, aga mis on oluline, et kui tavaliselt need odavad telefonid hoiavad kokku kaamera ja ekraani arvelt, siis need, kes on neid uusi Google'i telefone näinud, ütlevad, et siin seda ei ole. Et selle sama 399 eest sa saad enam-vähem 99,9% sama hea kaamera, kui on selles Pixel 3-s, mis omakorda kuulub täna kindlasti maailma 2-3 parima mobiilse fotokaamera sekka. Seda küll, jah. Superkaamera hind on nüüd Google tõi selle praktiliselt poole madalamale ja see on suur asi. Nüüd on ometi küsimus, et kas see Snapdragoni 600 seeria protsessor, mis seal sees on, kas see on probleem? Osad ütlevad, et on probleem nagu natukene ja osad testijad ütlevad, et alguses sa saad aru küll, et telefon on aeglasem kui sinu poole kallim Samsung või iPhone või Pixel, aga et igapäevases kasutuses sa tegelikult harjud selle pisikese viivitusega äppide avamisel ära ja kui äpp juba lahti on, et siis sa ei näe mingit vahet. Ma ei oska öelda, aga hind on ikkagi väga hea. Hind on hea tõesti ja ma olen ka vaadanud maailma meedias, kus on juba lähemal uurimisel need telefonid olnud, siis need samad asjad tuuakse välja tõesti, et ta on aeglasem protsessor. Ma arvan, et see torkab eriti hästi silma siis, sõltub kust sa tuled. Need telefoni review'de kirjad tehnika ajakirjanikud kasutavad kõiki telefone ja neid tipptelefone ja kui sa sealt siis tuled astme võrra aeglasema protsessoriga seadme peale, siis on see kindlasti märgatav. Samas, kui sa oma 2, 3, 4 aastat vana telefoni uuendaks nüüd selle 400 eurose Pixel 3a peale, ma arvan, et see ei pruugi olla isegi nähtav. Aga tõesti, kui sa tuled siit Samsung Note'i pealt selle Pixeli peale võib-olla märgata. Ja mida veel ei ole, selliseid asju,
mis on väga head, aga mitte tingimata hädavajalikud, nagu juhtmevaba laadimine, veekindlus. Seda neil 3A ja 3A-X telefonil ka ei ole, aga mina igatahes ütlen, et kui minu praegune telefon jõuab ühel hetkel sinna sellisesse seisu, et elutsükli lõppu, et ma peaks tema välja vahetama, siis ma isiklikult väga-väga tõsiselt kaalun. Ja ma tahan, minul on õnneks võimalus telefon tõenäoliselt mingil hetkel testi saada ja katsetada, et kui palju siis vahet on, aga ma väga-väga tõsiselt kaaluks, et kui ma pean isiklikult 400 eurot versus isiklikult 1000 eurot välja käima, siis ma väga tahaks pigem käia 400 eurot ja saada need asjad, mis on mulle olulised, saada ikkagi väga head, ehk kaamera, aku, suurus, kaal, Google'i tarkvara. Nii et mõnes järgmises saates räägime lähemalt, aga hetkel läheme siit pausile ja siis jätkame Google'i teemadega. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Hans Lugas, Henrik Roonemaa ja vaatame siis Google'i uudistele veel otsa. Nagu me eelmises lõigus ütlesime, siis midagi super põrutavat siit ei tule, aga mõned huvitavad asjad, ma arvan, tasuks Google'i sündmustest välja tuua. Esiteks, teatav selline nihe on toimunud vähemalt Google'i sõnades, me ei tea, kui palju tegudes, aga sõnades privaatsuse suunas. Et on näha, et see Apple'i turundus, mis on privaatsuse teemadega eest ära sõitnud, et see tekitab Google'ile muret ja küll nad vaatavad Facebooki pealt, millest me hakkame ka rääkima, et kui sa ikkagi piisavalt lased selle privaatsuse köie lohisema, siis kui sa alguses seda ei märka, aga hiljem sul võivad tekkida sellest väga-väga-väga suured probleemid. Ja mulle tundub, et Google'i juhtkond tahab praegu seda privaatsuse köit, mis tegelikult ikkagi täitsa lohiseb neil. Tahavad seda maast üles korjata. See on sulle väga hea tähelepanek. Tead, midagi seal toimub seal läänerannikul USA-s. Ma kasutan P-tähega sõna raadios, paradigma muutus on, sest Apple räägib privaatsusest, siis on Facebook on ju kogu oma viimased 6 kuud rääkinud, see on privaatsed suhtlus ja nüüd Google, kelle ma ei tea, ärimudeli sisuks on andmetega, siis tegutsemine ütleb, et nüüd me keskendume privaatsusele. Mis nad teevad siis? Kaardirakendust, Google Maps'i on võimalik kasutada privaatses režiimis. Incognitos, nagu browserit, jah. Otsingut võimalik teha privaatselt. See kõlab nagu siuke moesõna praegu see privaatsus, tõesti, aga tead, väike selline isiklik kogemus, ma olen kasutanud YouTube'i äppi telefonis privaatses režiimis või incognito režiimis nüüd viimased mingi paar nädalat, lihtsalt prooviks ja jõle ebamugav on. Kogu aeg panen ta kinni, teen lahti, ta on kõik ära unustunud, mida ma olen vaadanud. Nagu internetil oleks Alzheimer, sa pead iga kord alustama nullist, tere, mina olen Hans, mulle meeldivad robotid ja omletid. Umbes nii, et Google teeb selle nii ebamugavaks või selliseks, et tuletab meelde, et sa oled küll privaatses režiimis praegu, aga tegelikult sa ei taha olla, et tule tagasi, logi sisse. Nii et see on moekas kindlasti, mis nad praegu pakuvad. Aga see ei ole ka otseselt, eks ole ju vale, et ega sa kasutajana tegelikult ju tahadki, et see internet tunneks sind ja teaks sind. Lihtsalt küsimus on selles, et kus on need kontrollid ja piirid, et kui hästi ta teab ja mis veelgi olulisem, et kas teised ka teavad seda, mida internet teab, kuhu need andmed edasi lähevad ja mis on sinu enda võimalused seda juhtida. Ja selles osas, Google võib tõesti teha selle privaatse režiimi, nagu sa väga hästi ju ütlesid, aga et kui seda tehakse pigem kasutajate takistamiseks või kui seda tehakse pigem selleks, et näidata sulle, kui halb on elu ilma selleta, et Google sinu kohta kõike teaks, siis see on probleemi lahendamine täiesti valesti otsast. Et pigem me peaks ju küsima, et halloo, et kellele te müüte mu andmeid ja kuidas need kaitstud on, mitte et me ei taha, et sa üldse minu kohta midagi teaks. Täpselt. Väga õige. Igatahes nad on selle vaguni peale hüpanud, mis on praegu liikumas tehnoloogia sektoris ja mis on veel üks uuendus, siis see on automaatne, kui sa oled sisse logitud ja salvestad oma kontole kõiksugu ajalugu, mis sa teed oma telefoniga, kus sa käid, sinna jääb siis veebitegevust ja asukoha ajalugu, siis selle automaatkustutus on nüüd siis ka osa peaks olema sellest Google tootest. Jah, saad määrata, et kas iga või 3 või 18 kuu tagant kustutatakse siis automaatselt sinu asukoha ajalugu ja muud ajaloo asjad ära Google'ist, mis on jällegi selline, ma just küljest tahaksin selle sisse lülitada, teisest küljest, miski minus kuidagi mõtleb, et aga äkki on sellest kunagi kasu. Siiamaani ei ole olnud kõik need aastad, aga
ma ei tea, selle üle ma mõtlen. Et kui sa kord juba kustutad, ega sa tagasi ju ei saa seda. Väidetavalt jah, ja siis ma loodan, et see reaalselt ikkagi kustub Google'ist ka ära, et mitte ei tule jälle välja kuskil 5 aastat hiljem, et oi, et meil oli siin ikkagi kahjuks oli mingi server kusagil, mida me ei pannud tähele ja et seal tõesti näete, et ei olnud veel jõudnud need andmed ära kustuda. Mis veel on olemas selline projekt nagu Project Mainline, mis on siis uue Android Q osa. Android Q on siis uus Androidi versioon, mis tuleb välja, praegu on betas, tuleb välja sügisel nagu ikka ja tuleb välja teatud telefonidele nagu ikka. Sinna läheb kõik aega, aga see Project Mainline on väga huvitav selle poolest, et turvauuendused tulevad nüüd Androidi lihtsalt läbi Play poe jooksvat, nii et väidetavalt ei pea isegi telefoni restartima paljudel juhtudel. Et Google võtab selle turvauuenduste pakkumise tugevamalt enda kätte ja täna on olukord see, et sa pead ootama, kuni sinu telefonitootja on see Samsung või Huawei või kes iganes viitsib ja suvatseb ja kas üldse viitsib ja suvatseb seda teha, on ju, et Google tahab selle enda kätte saada. Mis on jälle põhimõtteliselt hea asi. Ja osad sellised AI asju nad näitasid ka, et see mis selle teenuse nimi oli, mis suutsi restoranidesse helistada? Duplex, on ju. Et Duplex läheb nüüd ka veebi ja on suuteline tegema veebis teatavaid tegevusi, mis on inimesele tüütud, nagu näiteks auto rentimine või hotelli bookimine. Käib ise, täidab mingeid vorme, pakub sulle lõpuks midagi välja kinnitamiseks, et ta muutub natuke rohkem sellise isikliku assistendi moodi, mis on ju ka tore, aga kunas me seda Eestis siin nägema hakkame ja kunas see üldse laivi läheb, see on selline üsna tulevikumuusika. See on naljaks asi, ma lugesin Duplexi kohta ühte ajakirjaniku eksperimenti Ameerikas, kus siis ajakirjanik oli selle restorani telefoni poole otsas, kuhu see Duplex helistas. Duplex tahtis panna kella 5 lauda, aga siis restorani poolt kiusati natukene seda, öeldi, et keeruline vastus, et meil on 5:45 kogu restoran broneeritud, kui te tulete ja 45 minutiga ära sööte, siis me paneme teil laua kinni. Ja siis see robot, see Google Duplex, üritas panna 5 ja mis siis juhtus? Käis klõps ja teisel pool liinil hakkas rääkima inglise keeles päris inimene. Siis kuskil Google'is istub osanud inimesi, kes aitab seda robotit hädast välja, sest ta ei saa hakka päris hästi hakkama. No nagu nendes Uber ja kelle isesõitvates autodes on ikka juht on igaks juhuks sees. Seal Google'is ka keegi panid käed roolile ja vajutas pidurit. On ju. Ja mis on muidugi kihvt asi, jällegi toimub eesti keele baasil kindlasti ei toimi, on see, et uues Androidis siis kõikides videotes on automaatsed laivis tekivad subtiitrid. Ehk et kui sul on kuulmisprobleeme või näiteks sa oled mingis keskkonnas, kus sa tahad vaadata videot, subtiitreid ei ole, siis Google'i tehisintellekt paneb ise need sinna jooksvalt alla, isegi kui sa vaatad otseülekandes telepilti või isegi kui sa oled otse videokõnes, siis ikka paneb subtiitrid alla. No, sellised väiksed kiftid asjad, et me näeme, kuhu poole see kardetud AI maailm liigub, on ju, et tehakse kasulikke asju ja aastate pärast me vaatame sellele tagasi ja peame seda normaalseks, on ju. Aga samas täna ta on ikkagi veel piisavalt tulevik, et me saame võib-olla rõõmustada selle üle, et keegi tegeleb sellise asjaga ja näha, et see on tuleviku suund, aga kunas see jõuab. See on tegelikult päris lahe, kui ma hakkasin mõtlema selle peale, teha videokõne, kus automaatsed subtiitrid pluss lased selle läbi Google Translate'ist ja sa võid näiteks, ma ei tea, brasiillasega pidada videokõnet, tema räägib portugali keeles ja sul tuleb eestikeelne tekst alla. Nii täpne nagu ta on. Sky to the Galaxy tuleb meelde, mis ütleme 20 aastat tagasi lugedes tundus ikka väga ulme. Täna enam nii väga ulme ei tundu. Aga me teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund läheb edasi. Räägime korraks nüüd ühest pealtnäha väiksest uudisest, mis nagu ei olegi enam uudisväärtuslik. Eestis oli eelmisel nädalal taas liikvel pangapettused, siin oli meie riiklik CERT hoiatas, pangad hoiatasid, et eelmisel nädalal saadeti näiteks laiali kirjad inimestele, kus paluti neil minna internetipanka, logida sisse ja uuendada nende mingit kontosüsteemi. SEB logoga oli see leht, kuhu pidi minema, ja ka LHV, 2 suurt panka, kellel on ikka tuhandeid kliente, 100 000 isegi SEB-l. Ja miks on see tähelepanuväärne? Ei teatatud küll, et keegi nüüd oleks mingisuguse suur hulga raha kaotanud, aga sellised pangapettused ikka veel toimivad. No millal need hakkasid, ma ei tea, 20 aastat tagasi, kui meil esimesed internetipangad olid Hansanet ja Puha ja liikusid kirjad ja õngevõtmislehed. Ja siiamaani on inimesi, kes lähevad õnge ja
teevad seda. Ja ma hakkasin õpetama, et arutama, kuidas see käib. Kui tänapäeval internetipank, sa logid sisse sinna Smart ID-ga näiteks, täpselt see õngevõtmisleht niimoodi toimis, et sa paned oma kasutajatunnuse, vajutad nuppu Smart ID, mida petturid on üles pannud, kuidas see inimesele siis kahju seal tehakse, kui tema ju reaalselt oma telefoni Smart ID-ga ei peaks midagi tegema. Siis trikk jääb niimoodi, et ta on selle petturite pangalehel, paneb oma kasutaja tunnuse ja samal ajal, võib-olla kuskil Aafrikas, Aasias, Venemaal, kus iganes need petturid on, nemad näevad oma süsteemis, et näed Eestist, keegi sisestas oma panga kasutaja tunnuse, panevad selle päris SEB lehele sisse, sealt alustavad siis selle inimese Smart ID nii-öelda seda autentimist, need petturid näevad omal seda kontrollnumbrit, mis on 1234 ja näitavad seda siis oma pettuse lehel reaalajas sellele ohvrile. Jõle keerukas ja peensüsteem, kuidas reaalajas püüad sellele inimesele siis teha võlts sisselogimislehe päris Smart ID numbriga ja see ohver vaatab oma telefoni, mul tulebki Smart ID 1234, logib sisse ja siis, kui ta tõesti ikka ei vaata seda, et see ei ole seb.ee veebiaadress, et siis ta võibki teha sellise vea. Ja ühesõnaga, see tundub minu jaoks veel veider, et me veel aastal 2019 peame hoiatama, et ärge pange suvalistele lehtele oma panga andmeid, aga inimesed veel panevad, nii et kui te näete hoiatusi, arvestage ise ja saatke edasi oma tuttavatele, kes võib-olla siis ei mõtle selle peale iga päev. Jah, ja siin ka oluline tähele panna, et kui me viimased mitu aastat oleme selliseid kaheastmelisi autentimisi pidanud üsna lollikindlateks või väga-väga turvalisteks, et nüüd me ikkagi näeme, et see on ka lahti murtud. Ei ole enam niimoodi, et kui sul on telefon käes, siis on täiesti kindel, et ükski häkker kuskil midagi teha ei saa. Et kahjuks see ilus aeg on nüüd ka läbi. Jah, ja võib-olla isegi niimoodi, et 100 000 inimesest 2, 3, 4 on, kes langevad ohvriks, aga sellest juba piisab, et need pettuse kirjad ikka tulevad. Nii, aga räägime siis Facebookist. Facebooki üks kaasasutaja Chris Hughes kirjutas ühe pika arvamusartikli eelmisel nädalal New York Timesis, kus ta meenutas, kuidas nad Mark Zuckerbergiga seal kuskil ühikas elasid ja madratsi peal magasid ja kuidas nad seda Facebooki ehitasid ja jõudis siis järeldusele, et tema arvates on ainuõige praegu Facebook tükeldada. Ja peamine põhjus oli siis, huvitav, mis ta välja tõi, on see, et ühe inimese ehk Mark Zuckerbergi kätte on koondunud pretsedenditult palju võimu. Ja siin tuleb natukene vaadata, et kuidas see Facebook niimoodi äritehniliselt on üles ehitatud, ta on börsifirma, seal on tohutu hulk aktsionäre, paljude inimeste raha on seal sees, Facebookil on nõukogu ja kõik muud asjad, mis firmal peavad olema. Ja suur hulk inimesi ka Mark Zuckerbergi ümber, kes ju seda firmat juhivad. Aga kuna umbes 60% nende siis hääleõiguslikest aktsiatest on Zuckerbergi käes, mis on väga erandlik olukord minu meelest tehnoloogiafirmade puhul, suurte tehnoloogiafirmade puhul, kes nii suured on, siis Zuckerbergil on de facto võimalus ükskõik, mida see, ma ei tea, nõukogu või tegevjuht või kes tal seal on, ei ütle, Zuckerbergil on de facto võimalus nad maha hääletada, ehk ta puht protsendi järgi võttes on Facebooki suverään. Ja nüüd see Chris Hughes ütleb, et see on väga ohtlik olukord, et ühe inimese käes on põhimõtteliselt nii palju võimu, et kui tal on tuju, ütleb jah, kui on tuju, ütleb ei ja tal on aktsiad taskus, mis võimaldavad tal seda teha. Jah, tema selline argument läheb sinna, mulle meeldis selle väga põhjalik lugu, väga pikk lugu ja selline nauditav lugemine. Aga minu arvates on selline, kuidas öelda, ideaalne lugu, mida meedia meeldib arutada, et on üks mees, kes on koos Zuckerbergiga käinud selle tee, teinud selle Facebooki ja nüüd temal on järsku südameteenistus, ta on leidnud midagi, ta on küll juba rikkaks saanud oma aktsiad maha müünud, aga nüüd ta näeb, et asjad on valesti läinud. Zuckerberg on küll südames hea, aga tegudes on ta läinud ära pööranud, aga tema argument, ma nüüd täpselt ei tea, mida see aitab. Mida see aitab selles osas, kui nüüd Zuckerberg oleks 49% kontrolliva paki omanik. Või ka 9%. Või 9%. Ja keegi teine, kuidas see nüüd muudab seda, et see Facebooki olemuslikud probleemid kaoksid ära? Mis see olemuslikud probleem, mida ma mõtlen selle all, on see, et meil on 2 miljardit inimest või rohkem, kes suhtlevad selle kaudu ja suhtlevad ja 2 miljardi inimese seas on halbu, on häid, seal on probleeme nagu kogu maailmas, et see on tohutu selline platvorm, mis samas võimaldab kõike teha alates valeinfost, inimeste taga kiusamisest, näited on väga palju, kuidas kasutad ära seda platvormi, et siis inimestega manipuleerimisest kuni väga hullude asjadeni
tõgemini veel, mida viidatakse eelkõige siis Aasias, kus Facebooki erinevaid platvorme kasutatakse siis selleks, et et väga ebademokraatlikul eesmärkidel ikkagi suhelda. Et kas see, kui nüüd Zuckerbergil üle võimu, meil on siis, mis siis juhtuma hakkab, kas me suudame sinna teha mingi sellise valitsemismudeli sellele Facebookile, et enam ei saaks kasutada seda platvormi ära kurjasti? Jah, ma arvan, et see Chris Hughes'i ettepanek on olemuslikult väga sarnane populistlike parteide ettepanekutele erinevate olukordade parandamiseks, et sa leiad keerulise olukorra, mis ongi väga keeruline, eks ole. Ja sa pakud sinna välja näiliselt sellise väga lihtsa, ühe lahenduse. Et me oleme tuvastanud sellise ühe koha, kus kogu see probleemisti, kõik need võltsuudised ja kõik on selle, et kui me ainult sellest seal nüüd lahti saaksime, et siis oleks kõik nagu hästi. Ja loomulikult see ei vasta tõele. Et Facebooki probleem, jah, ma olen Chris Hughes'iga nõus, et see on kindlasti probleem, et ühe inimese käes on nii palju võimu ja arvestades, mis on Facebooki mõjuvõim meediakanalina või infokanalina, eks ole, siis puhta asjaolu, et keegi saab öelda jah või keegi saab öelda ei, on väga tõsine probleem, aga maailmas me teame, on ka meediamoguleid, kelle kontrolli all on erinevaid telejaamu ja ajalehti ja kes määravad seda agendat, et mida nende väljaanded peavad kirjutama ja näevad seal, seovad neid äriliste eesmärkidega. Aga Facebooki põhiline probleem ei ole see, vaid Facebooki põhiline probleem ongi see, ta ise, et see, mis ta on, et meil on globaalne kommunikatsiooniplatvorm, mis kõigile on, osalejatel on vaba, kõik võivad seal kirjutada sisuliselt, mida nad tahavad ja isegi kui Facebook lõpuks pärast aastate pikkust vintsutamist ütleb, et see on keelatud ja selline sisu meile ei sobi, siis reaalne võimalus seda nüüd kuidagi kontrollida on ju nullilähedane. Et me võime mingisuguseid suuremaid kanaleid seal kinni panna ja võtta mingid võltslehti maha ja teha kõike seda, aga see probleem, et sul on 2,2 miljardit inimest, kelle järele sa lihtsalt ei jõua valvata reaalajas. See jääb, ükskõik kas need Facebooki on 1, 2 või 3 või kas WhatsApp ja Instagram on eraldi ettevõtetes. Seda probleemi see ei lahenda ära mitte kuidagi. Täpselt, see on esmalt väga tore ja õiglane üleskutse, et meil oleks konkurents. Et praegu sa ei saa Facebookist välja korida, ta ütleb, Hughes siis ütleb, et inimesed ju ütlevad, et ma lähen Facebookist ära, räägime edasi WhatsAppis või Instagramis ja siis nad avastavad, sama firma on omanik. Et siis lahendus oleks meil konkurents, inimesed saaks kolida oma sõnumitega või identiteediga teise suurde sinna keskkonda, aga mis siis saab? Et kas sellises teises, olgu näiteks 2 Facebooki, mis on välised konkurendid, kas siis teises ei teki neid probleeme selle kui ärimudel ja levimudel ja kõik jäävad samaks, on ju, et siis põhimõtteliselt ei muutu sellest ju mitte midagi. Et me oleme saanud natuke oma sellist populistlikku verejanu võib-olla maandada või rahuldada, aga sellest ma ei näe, et meie demokraatia oleks päästetud ja maailm oleks ilus hea koht, et pigem ikkagi keerulisi probleeme, kahjuks neil on ka keerulised lahendused. Täpselt, ma tähtsun seda just rõhutada ka üle, et me vist mõlemad ei muiga selle üle, et Hughes nagu juhib tähelepanu probleemidele, aga lihtsalt ei maksa tormata ühe lipu taha ruttu, millel on siis üks lihtne lahendus. Ja me näeme USA-s, et juba on poliitikud esile kerkinud, kes selle agenda väga ilusti üle võtavad ja ka oma järgmise aasta valimiskampaaniates on see täitsa üks platvorm ja osadel poliitikutel, et suuri tehnoloogiafirmasid tuleb tükeldada ja valijatel on see kindlasti palju rohkem arusaadavam kui mingisugused keerulised lahendused ja ma ei tea, GDPR-i rakendamine USA-s ja mis iganes muud asjad. Aga me läheme siit pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, ja läheme digitunniga edasi ja võtame nüüd jutuks ühe sellise sündmuse, uudise, mis tegelikult tuli mai alguses, aga on podisemas juba päris kaua aega meie idapiiri taga. Nimelt juttu on siis Venemaa plaanist, Venemaa Föderatsiooni, Vene riigi plaanist rahulolematusest sellega, et internet on oma loomuselt ülemaailmne nähtus. Ja Venemaa jaoks tähendab seda, et ollakse sõltuvad paljudest teistest riikidest, ka paljudest nendest, keda nad peavad siis võib-olla mitte nii nende sõbralikeks. Venemaal on plaan ennast lahti haakida ülemaailmast internetist ja teha siis oma ruunet, selline internet, mis toimiks nii, et põhimõtteliselt riigi piire mööda ükski ühendus ei toimi.
ja miks see on praegu aktuaalne, mai alguses Putin pani allkirja ühele, mis see nüüd juriidiline termin on, ma jään kahjuks võlgu, kas see oli nüüd päris seaduseelnõu või midagi, mingid muud, ühesõnaga plaan selleks, et anda seaduslik voli Venemaa ära lõigata ülejäänud internetist. Jah, seda ongi väga keeruline öelda, et kas see on nüüd plaan, seadus, kava, korraldus, eesmärk, mis ta on, aga siin tuleb vahet teha, et selle plaani eesmärk vähemasti hetkel arusaadavalt ei ole see, et Venemaa lõigatakse de facto mingist kuupäevast üldse ära maailma internetist, vaid seal on sõna vajadusel. Ehk, et arutelu ikka täna käib selle ümber, et kui tekib mingi vajadus, ja see vajaduste nimekiri pidavad kuskil Vene struktuurides olema olemas, aga see pole avalik, et kas me saame siis teha nii, et sellisel juhul Venemaa lõigatakse välismaa internetist ära, aga riigi sees internet jääb endiselt toimima. Ehk võib-olla suur hulk Venemaal elavaid inimesi ei saagi aru, et tegelikult on internetist saanud intranet, lihtsalt selline 140 miljoni inimese intranet, aga ikkagi internet. Ja see on üks pool ja teine pool on see, et nad tahavad saada kontrolli alla mingil moel kontrolli alla internetiliiklust. Ühesõnaga, et tekiks selline interneti on-off nupp ja tekiks võimalus ja seaduslik alus suunata Venemaalt sisse välja ja ka Venemaal sees käivat internetiliiklust läbi sõlmpunktide, mis on siis Vene riigi kontrolli all. See on selline asutus nagu Roskomnadzor, mis on nii-öelda nagu valvekoer massimeedia ja kommunikatsiooni ja interneti ja televisiooni ja nii edasi. Ja selleks nad teevad kahte asja. On olemas sellised asja nagu IXP-d, Internet Exchange Pointid, mis on sellised suured majad, suured serverikeskused, mis ongi siis internetiliikluse sõlmpunktid. Et kui näiteks, kus siis nagu ühest teenusepakkuvast teisi ongi konkreetselt ühe? Jah, et ma ei tea, mina olen näiteks, kodus olen Elise võrgus on ju, aga ma ei tea, ütleme, et Geenius või Delfi või kes iganes on näiteks Telia võrgus, siis nende võrkude vahel mingit otseühendust ei ole, vaid need võrgud suhtlevad just nimelt nende sõlmpunktide ehk IXP-de kaudu ja nüüd, kui need IXP-d on riigi kontrolli all, siis põhimõtteliselt sa oledki kraani juures. Sa saad seda kraani kinni välja keerata, sisse välja lülitada või kinni lahti keerata ja sa saad seda kraanist, paned teise vooliku külge ja juhid seda liiklust või juhid seda vedelikku siis sinna, kus sa ise tahaksid juhtida. Ja mis selle juhtimise eesmärk on, väga keeruline, ma rääkisin umbes 10 spetsialistiga, et nad ütlevad kõik, et väga keeruline täna tehniliselt on ikkagi krüptitud netiliiklust nii suures mahus, nii terve riigi krüptitud netiliiklust, Gmail, Facebook, kõik on krüptitud. Et väga keeruline on jälgida seda nii, et sa ikkagi saad aru väga hästi, et mis seal sees toimub, et neid lahendusi maailmas täna ei ole olemas. Aga sul on võimalik sealt üles leida need kohad, mis sind huvitavad, need kasutajad, kes sind huvitavad või need mingid teenused, kes sind huvitavad ja vaadata neid lähemalt või keerata neid kinni lahti ja teoreetiliselt tekib muidugi võimalus tuleviku tarbeks kogu seda värki maha salvestada. Et kui meil aastate pärast on võimsamad arvutid, kelle jaoks ei ole enam nii keeruline selle krüpto murdmine ja me teame, et krüptoalgoritmid aastatega jäävad ajale jalgu. Ka Eesti ID-kaardi krüptoalgoritmi on vahetatud ja digiallkirja algoritmi täpselt samal põhjusel. Et sa kogu tuleviku tarbeks nagu sellist interneti põhimõtteliselt pilti aastast 2019, mille sa näiteks 5 või 10 aasta pärast saad lahti võtta ja vaadata, et kes siis mida kirjutas. Jah, sa tegid ühe loo Geeniusesse ja seal on Eesti eksperdid, kellest mitu tükki toovad ühe väga hea argumendi välja, Clyde Mägi ja Jaan Priisalu ka, kes ütlevad, et tegelikult on selles plaanis asju, mida ühel teisel riigil, nagu näiteks Eesti, oleks päris kasulik ka üle võtta, teha. Et see, et alati ei pea internetiliiklus käima, nagu sinu näide, mis sa tõid, 2 Eesti teenusepakku veebileval, ei pea käima läbi välismaa, et saaks ju ka otse. Mis oleks ka see olukorras, kus me ei taha ennast maailmast ära lõigata, vaid me oleme sunnitud või meid on lõigatud maailmast ära, et meie internet ei jääks seisma, mis tähendab, et oleks Eesti sisened, Eesti oma internet exchange pointid, kus me saaks ise siis oma asjadega hakkama, siis kui me näiteks üle Soome lahe või Läänemere ühendused ei tööta, sest et praegu tõesti, sa oled mobiilses internetis, kui ma ei eksi, nii Telial, läbi Rootsi, Elisal läbi Soome, et ikkagi meie internetiliiklus voolab Põhjamaadesse. Ja me praegu usaldame neid riike, meil on mingi probleemi sellega, aga kui asi läheb jamaks, ja see ühendus miskipärast katkeb, et kas me siis saame hakkama. 2007 oli meil selline jama näiteks, et katkes ja seal on teatud tehnilisi üksikasju, millega ma arvan, peaks ka Eesti oludes tegutsema, aga huvitav on siin, kui ma küsisin inimeste käest, et kas see Venemaa samm nüüd Eesti jaoks otseselt midagi tähendab, kas see on meie jaoks kuidagi ohtlik, siis sellist tohutut suurt
ohtu, millele näpuga näidata ja öelda, et vot sellega peame tegelema. Et sellist ei nähta, küll aga on küsimuse all see, et meil on Eestis päris suur hulk inimesi, kelle juured on Venemaal, sõbrad on Venemaal, sugulased on Venemaal, äri on Venemaal, kes kasutavad erinevaid Venemaa teenuseid, olgu selleks, ma ei tea, Mail.ru või Adnaglasniki või mis iganes muud teenused, siis sellest on väga vähe abi, kui meie ütleme, et meie enda internet siin on selline avatud ja puhas ja meie ei jälgi ja kõik on hea, et kommunikatsioon on kahepoolne, kui nad kasutavad neid Venemaa teenuseid ja kui seal peaks ikkagi mingisugune kotermann olema kuskil sees, on ju, siis see automaatselt tekitab küsimus, et kas Eestis on suur hulk inimesi, kelle kommunikatsioon tegelikult ja omavaheline suhtlus on tegelikult jälgitud. Nii et Eesti riik ei saa sinna mitte midagi teha. Kui hulk Eestis elavaid näiteks vene rahvusest inimesi suhtleb mingisuguses Venemaa teenusepakkuja juures, siis sellel võivad ühel hetkel olla vägagi suured siseriiklikud mõjud. Absoluutselt. Ja veel üks väga oluline nüanss on see, et ega peaks ju jälgima ja arvestama seda varianti, et ega praeguses olukorras meie igapäevases toimimises ei juhtu nii, et mingil tehnilisel põhjusel meie Eesti internetiliiklus ei suunata üle idapiiri. Ja mingisugune põhjus, millest Peeter Marret viitas ka sellele, et mõne teenusepakkuja pakub otse ühendust ja Eesti internetiliiklus välisühendusega käib läbi näiteks Venemaa või Peterburi, mis seal selle internetiliiklusega juhtub, kas seda salvestatakse, kas see jääb kuhugi, me ei tea. Ühesõnaga, see on väga põnev teema ja väga huvitav, aga ma kahtlustan ka, minu see vaatasid skepsis ja väike pisik jääb sisse, et kui näiteks Venemaa peaks selle kunagi ära tegema ja püüab selle eksperimendi ära teha, et paneme nüüd piirid kinni, siis on seal ikka korralik kaos sees, et kui sa vaatad ühte tavalist veebilehekülge, lähed internetipanka, sul tuleb brauserisse, tuleb roheline tabalukk, mis ütleb, et see sertifikaat kehtib. Kuidas see tehniliselt toimib? Sertifikaat tuleb kuskilt sertifikaadi väljaandjalt, mis on läänes kuskil. Kogu see interneti arhitektuur on üle maailma, et kui sa lõikad midagi ära, kas see enam su tavaline internetibrauser jätkab toimimist või mitte? Ja, aga tuletame ka meelde, et nad on esitanud suurtele sotsiaalvõrgustikele nõudmised, et Venemaa kasutajate asju hoitaks Venemaal asuvates serverites. Mis tõttu, ütleme, seda on hetkel tehniliselt natuke ulme ette kujutada, aga põhimõtteliselt võiks näiteks olla nii, et Instagramis sinu kaasmaalaste kontod on nähtavad, sest need asuvad Venemaa serverites. ja muud sa lihtsalt ei näe, aga see ei olegi oluline sellepärast, et sa ei käi niivõrd palju, et sa ikkagi võib-olla 90% vaatadki oma sõprade ja oma riigis tuntud inimeste kontosid, ma ei tea, see on selline ulme. Aga reaalsus on see, et meie saateaeg on läbi, aitäh kõigile kuulajatele ja Digitund on jälle eetris nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.